nimi Martin Mäekivi, olen Mainor Ülemistes haldustiimi juht ja täna ma räägin teile, kuidas Ülemiste City jõudis kaosest efektiivsuseni ehk siis Ülemiste City haldusrevolutsioon. Ülemiste City on suurim ärikinnisvara arendaja Baltikumis. Tänaseks on tegutsetud juba 20 aastat. Arendatakse 3. põlve. Me oleme 3. majandus Eestis tööjõumaksude laekumise osas. Tänaseks on välja ehitatud ja arendatud ligi 200 000 ruutmeetrit büroopinda. Igapäevaselt käib Ülemiste City's tööl 18 000 talenti, kes kõik omakorda töötavad 400 erinevas ettevõttes. Ehitusõigust on veel laual 500 000 ruutmeetrit, on veel minna. Minu tiimi ehk siis haldustiimi ülesandeks on hoida majad korras, tehnosüsteemid hooldatud, et meie kliendid saaksid tegeleda igapäevatööga ja õnnestuda seal. Ehk siis taustal oleks piisavalt sooja, piisavalt õhku, tänavad oleks lumest lükatud, muru oleks niidetud. Aga mis on märkimist väärt, Ülemiste City ei ole lihtsalt hooned, hoonetele antakse sisu, kaasatakse kogukonda, arendatakse linnaruumi, korraldatakse üritusi, ehk siis haldus tavapärases mõttes on veidi rohkem kui tavapärane haldusettevõte võiks arvata. Täpselt aasta tagasi ostis Mainor Ülemiste, Mainor AS-i eestvedamisel ära linnaku teise suure arendaja Tehnopolis Ülemiste. Ühel hetkel oli kõike 2 korda rohkem. Oli 2 korda rohkem hooneid, mida korras hoida. Oli rohkem 2 korda pinda, mida lumest puhtaks lükata. Kliente oli täpselt 2 korda rohkem. Aga kuna omanikud otsisid efektiivsust, siis haldustiim säilis samas mahus, nagu ta oli alguses või veidi vähemgi. Täna tagasi vaadates võin ma öelda, et sel hetkel oli töökorralduse nimi kaos. Täielik kaos. Info tuli aknast, uksest, töökäske jagati liftis, lõunalauas, kirjutati Facebooki, keegi leidis WhatsAppistki üles mind. Info oli eri kohtades. Meil oli isiklik postkast kõigil ja meil oli ka üks jagatud postkast, kus me siis panime linnukesi ja värve külge. Aga mis siis ikka? Tehti töö topelt, tehti 3-kordselt, märkmepaberid olid kirjas, kõik nurgad olid midagi täis kirjutatud, kõike oli palju, vastust ajus. Mingile maani saad sa hea meeskonnaga teha töö ära, asjad justkui juhtuvad, sa ei pea omama süsteemi. Aga kuna selleks hetkeks oli meid 2 korda rohkem, siis olime me tegelikult ristteel, kas minna edasi nii, nagu me inertsist olime suutelised tegema või digitaliseerida kogu halduspiletite teekond. Me hakkasime oma tiimiga, haldustiimiga kaardistama erinevaid digitaalse halduse teenuse pakkujaid Eestis. Olime ka juba laua ääres ühe ettevõttega. Ja mu hea kolleeg Rene tuli viimasel hetkel minu juurde, et võta Olari lausingus kõne. Tegin kõne ära. Olari oli oma kodinatega 2-3 tunni pärast meil kontoris. Näitas mul ilusaid pilte, rääkis mul ilusat juttu. Lõime käe, hakkasime minema. Mis me siis tegime? Me Housing abil saatsime kõigile Ülemiste City klientidele välja kutse, kus oli eeldefineeritud maja, pind ja kutse läks välja, tegime paar vooru veel ja juhtisime kõik meie kliendid Housingusse.
see teekond ei olnud nii sirgejooneline. Mantra, palun pane töö hausingusse. Me ei ole kunagi elus midagi nii palju rääkinud. Kui me olime nüüd paar kuud rääkinud, kas pilet on hausingus, kas panid pileti hausingusse, ole hea, pane pilet hausingusse, siis müügitiim tegi pulli natukene, pani haldustoa uksele sellise pileti. Täna, aasta aega hiljem, võin ma öelda, et kui keegi kellelegi koridoris töökäsku jagab, siis õnneks ei ole enam see haldustiim, kes ütleb sellele teisele poolele, et siin ei ole housing, ehk siis siuke väike majasisene nali. Juurutamine võttis aega. Mis siis muutus? Kui me oleme juurutamisega juba kuskil maal, me olime kõik oma kliendid juhtinud ühele konkreetsele platvormile. Me olime juhtinud housingu platvormile oma partnerid ja me juhtisime housingu platvormile enda maja seest kõik tiimid. Me läksime rohujuure tasandile tagasi. Tundub nagu väga lihtne, aga me vaatasime uuesti üle iga mehe vastusvaldkonna. Ehk siis algselt võis üks mees katta, üks valdkond katta nagu mitme mehega, aga me mängisime natuke ülesanded ümber ja iga mees sai kindla vastusvaldkonna. Ehk siis nii rõõmus kui mures said alati vaadata ühe inimese otsa. Lisaks viisime me sisse iganädalased koosolekud enda partneritega. Ehk siis iga vastutaja sai endale konkreetse partneri, mis mingi valdkonna eest vastutab. Ja me hakkasime iganädalaselt tegema koosolekuid. Ja mida me ka nagu protokolleerime, need on tänaseks kõik tagasi minna võimalik vaadata. See toimib, see on ülioluline osa. Nendel koosolekutel hakkasimegi me nii-öelda kliendi kogemust parendama ja kõiki nurkasid maa lihvima. Sest et, nagu ma ütlesin, teekond ei olnud nii sirgejooneline. Ja nendel samadel koosolekutel tuli küllaltki kiirelt välja, mis on väiksed puudujäägid. Me viisime sisse kliendi vaates, kui klient sisestab tööpileti või mure meile, siis esimene kohustuslik väli, mida klient pidi täitma, oli kontakt, ehk siis telefoninumber. Seda sellepärast, et väga tihti seda telefoninumbrit töökäsu alla ei pandud. Hooldusmees läks pinnale, keegi ei teadnud, kes selle pileti üles pani. Ehk siis esimene kohustuslik väli, kontakt. Alati oli number, kuhu helistada ja jõudsime õige inimeseni. Kuna me tahame siiamaani pakkuda ja pakumegi maailma parimat haldusteenust, siis oma strateegias maja sees leppisime kokku, et me soovime kõik kliendi pöördumised ära lahendada 72 tunniga. Või siis anda 72 tunni jooksul teada, et see hinnapakkumine tuleb 10 päeva jooksul. Järgmine kohustuslik väli, et teada saada, kui hästi me esineme, panime uue kohustuslik välja, iga sisse tulev töö, mis tuli alati määrata lõpptähtaeg, et me saaksime hakata mõõtma seda, mida me soovisime pakkuda. Ja kolmas, viimane kohustuslik väli, kategooria, et saada aimu ja aru, mis töövaldkond on kliendil mõttes, mida oleks vaja lahendada. Ja mis siis muutus? Kui klient sisestab oma pileti, ta näeb, et pilet on esitatud, ta näeb, mis kuupäev see pilet esitati, ta näeb, kui see pilet liigub töösse, ta näeb seda staatust reaalajas ja ta näeb, kui pilet on lõpetatud. Mida me oma regulaarkoosolekute kokku leppisime, kõik meie partnerid, kes mõnda tööd lahendavad, peavad alati jätma paarilauselise, viisaka, korrektse kommentaari, mis antakse edasi koos sulgemisega. Ehk siis me lihtsalt ei muuda pileti staatust lõpetatuks, vaid alati liigub juurde selline minori puudutus, isiklik sõnum, mis tehti, kuidas tehti, et klient saaks aru, et käidi ja tehti. Ja nüüd on olemas arhiiv. Kui mõni pilet
mõni kuu hiljem või arve laekumisel tekitab küsimusi, saab alati minna Housingusse, me oleme partneritega kokku leppinud, et iga arve, iga hinnapakkumine on kokku viidud Housingu ID-ga ehk siis selle numbriga. Me saame alati tagasi minna, vaadata, mis ja kus. Jäi mainimata, et sel hetkel, kui me liitusime, me arvasime, et meil tuleb 300-400 piletit kuus. Tuli 800 pluss ja kõik see on tõusvas joones, liigub edasi. Tänaseks on meil päris palju andmeid. Meil enne seda oli kõhutunne, aga nüüd peale kõigi nende tiketite menetlemist on meil andmeid. Andmetega on muidugi see lugu, et sa võid igasuguseid asju küsida, aga need andmetega tuleb ka midagi teha. Ehk siis andmete osas tuleb küsida õigeid küsimusi. Me saime teada, millised mured on kõige sagedusemad, kuna me tegime kategooria. Esialgu me andsime üles 20 kategooriat, mis meile tundusid need kõige levinumad. Õige pea oli selge, et 90% nendest kategooriatest moodutab 8 kategooriat ehk siis ülesannet. Me saime teada, kui kiiresti pöördumisi lahendatakse. See oli nüüd 72 tunni reegel. Täna me mõõdame seda hetkel veel roheline ja punane. Küll aga suured Excelid, mida Housing varsti viib ka oma platvormile, annavad siis uue sõõriku, kus me tegelikult näeme mitme tunniga mõni pilet ära lahendatakse. Lihtsalt ma näitan teile siin ühte rohelist sõõrikut. See on viimase pooleteist nädala sisekoristuse tööd, vastutaja Emily. Väga tugev partner taga. 47-st piletist on ära lahendatud 42. Väga tugev tulemus. 90% suudame märki tabada. Aga kui nüüd hakata andmeid vaatama ja tegelikult võtta nüüd välja need 5 punast piletit, oletame, et need on nüüd ühe meie suure ankurrentniku tellitud piletid kõik. Võib-olla on kohta vahetamas, üürileping hakkab lõppema. Tema näeb meid, et me ei suuda neid piletid lahendada. Ehk siis andmeid tuleb enda jaoks tööle panna. Ja mis siis ülitähtis on, et kuidas kliendid meid näevad, nagu ma ütlesin, aga me saame teada, kuidas toimetavad mehed ja naised ja tiimikaaslased meie enda tiimis sees ja kuidas meie partnerid töötavad. Rahulolu. Tänu nendele andmetele suudame me teha paremaid juhtimisotsuseid. Nagu ma ütlesin, me näeme, kui kiiresti keegi töötab. Samadel töökoosolekutel me seda trendi vaatame. Erinevad partnerid tunnevad huvi, kuidas keegi teine toimetab. Nad näevad neid rõngaid, vilksamisi ja kõik tahavad kõigist paremad olla. Töötajad on rahul. Kuna me juhtisime kõik probleemid ühte kindlasse keskkonda, me ei pea enam otsima neid e-mailidest. Me ütleme, palun mine Housingusse, pane pilet sinna. Me teame, et töövoog on suunatud ühte konkreetsesse keskkonda. Ja kliendid on rahul. Kuna kliendid teavad ka, et meil on nüüd üks koht, nad pöörduvad sinna ja me oleme oma majas sees leppinud kokku selle 72 tundi, siis sealt on oodata tulemust. Ja kliendid näevad, kuidas me nende jaoks siis esineme. Siin on lihtsalt nüüd üks näide, samuti umbes 2 nädalat, ligi 300 tööd. Need on handyman, erinevad lihtsamad töötellimused. Tubli tegija. Tunne oli, et töötab hästi. Andmed näitavad, et töötab maailma tasemel. Õppekohad. Muutused vajavad eestvedajat. Muutused, kui on ette võetud, tuleks teha korraga. Ehk siis, kui raud on punane, seda tuleb taguda. Juurutamise faas võttis aega. Aga mis on veel olulisem? Kõik ei juhtu üleöö. Sel hetkel, kui me nüüd aasta aega tagasi sellega alustasime, tundus, et võiks ju ära teha siin mõne kuuga. Inimesed vajavad harjumisaega. Ja eelkõige vajavad harjumisaega
meie enda inimesed majas ja partnerid. Aga see kõik ei oleks olnud nii lihtne, kui tegelikult haldusmeeskonnal ei oleks olnud juhatuse ega omanike toetust. Juhatus ja omanikud rääkisid täpselt samasugust juttu, pane pilet hausingusse. Ehk siis olid eeskujuks seda mantrat, mida me rääkisime. Mis siis edasi? Soovide nimekiri on pikk. Tere, Olari! Olari on kõva poiss. Kõik, mis ta on lubanud, kõik on ta ära teinud. Meil on lõpusirgel veel paar projekti. Üks nendest on regulaarsed hooldustööd hausingus. Me teame, et see on juba olemas, aga meie soov on kätte saada kõik digitaalsed aktid. Ehk siis me näeme reaalajas, kus on mõni meie partner hooldustegevustega. Me oleme kõik oma majade tehnosüsteemid eraldi ära kirjeldanud. Me oleme ära kirjeldanud, mida tuleb teha. Ja me soovime, et nendest samadest tehnosüsteemidest, kui tehnosüsteemid vajavad renoveerimist, parendusi, tekiksid juurde nii-öelda sealt uued tiketid, mis tuleksid eraldi vaatesse, et me hakkaksime kätte saama ka ajalugu kõigi oma tehnoseadmetega, pluss siis tegemist vajavat tööd, et see nimekiri ei kaoks kuskil ära. Kliendiportaal, see on nüüd Ülemiste City kliendiportaal. Tegelikult eelmisel nädalal me selle valmis saime. Kogu info, mis hausingus on, see peegeldub Ülemiste City kliendiportaali. Aga haldustiim jääb ikkagi toimetama hausingus edasi. Ja me soovime viia klientide rahulolu ja kvaliteedi mõõtmisele uuele tasemele. Me soovime, et klient sulgeks lõpuks selle ülesande ise ja saaks anda meile hinnangut, kuidas ta tegelikult selle teenusega rahule jäi. Mitte, et me ei näe ainult, et kas jõudsime õigeks ajaks töö ära tehtud, vaid kuidas klient tunnetas seda. Aga see AI asi, teeme selle ära. Siin on nüüd üks video. Ma kohe lõpetan. Oletame, et see kõik on nüüd taustal. Hausingu inimesed, kes jäid tööd tegema, kes ei ole täna siin konverentsil, on nüüd majas. Mina olen see vastutav isik, kes peaks tegelema selle tööga. Meil on kokku lepitud, et selle konkreetse kategooria ehk siis selle töö taga on meil partner. Panen video käima. Hausingu pinnal on mure. Valitakse uus töö, kirjutatakse töö pealkiri, suur ummistus, köögis. Klient valib kategooria. Need on siin 8-9 tükki. Seal on väike info, mida valida. Juurde tuleb kirjeldus. Meie köögis on väga suur ummistus. Jätab oma kontakttelefoni ja laeb pileti ülesse. Kokkuvõttes me suutsime ära automatiseerida kõik sisse tulevad tööd. Mina olen täna rahulikult siin laval. Klient paneb üles tiketi. See tiket jõuab nii-öelda minu vaatesse, aga jõuab ka koheselt meie teostaja vaatesse. Ma tean, et 10-15-20 minuti pärast ollakse selle kliendi pinnal ja see ummistus likvideeritakse. Me ei võta enam tiketeid ise vastu, vaid seda teeb hausingu süsteem. Ja see on meie jaoks nii-öelda uus baastase, kus me saaksime edasi minna. Ja nagu ma ütlesin, ligi 1000 piletit on varsti 6 sisse tulemas. Täna on ta stabiilselt selline 800. Aga maju tekib juurde, töökäske tekib juurde, juurutamine toimib edasi. Kliente tuleb aina rohkem juurde, ehk siis pöördumiste arv on ajas ainult kasvav. Ülemiste City haldusrevolutsioon. Jõudsime kaosest efektiivsuseni, automatiseerisime ära kõik sisse tulevad piletid. Meil jäävad nüüd need mõned tuhanded minutid aega sisulisema töö jaoks. Või siis võime näiteks käruga sõita. Aitäh! Aitäh sulle selle väga põneva etteaste eest, et
et meie ka oleme Excelendis teie siis kliendid, kes siis samuti kasutavad Housingu platvormi teiega suhtlemiseks, et tuleb tunnistada, et see on tõesti väga mugav ja info liigub kiiresti ühest punktist teise ja on ka hea jälgida seda, et kui me näiteks koristajale ütleme, et meil on siin kontoris lilled kuivad, et hetke pärast on juba uksekell, till, et tere, et teil oli mure, et tuleme aitama teid, et see on tõesti töötab väga hästi meil. Tahaksin su käest küsida ka mõned küsimused, et mitte siin üht ega teist eelistada, et küsiksin, et kui te läksite Housingul üle, et kas see üleminek oli teil keeruline? Kas oli hetki, kus sa mõtlesid, et miks me valisime selle nii-öelda partneri endale? Seda ei olnud. Keeruline oli öelda omanikele, nõukogu liikmele, et pane pilet Housingusse. See oli keeruline. See on keeruline, jah. Aga nagu ütlesin, õnneks nad tulid kaasa, aga seda oli lihtsalt tohutult keeruline öelda, sest me olime harjunud neid pileteid jooksu pealt ju võtma, et kuskil vesi lendab, siis ei ütle, et pane pilet Housingusse. Aga see võttis aega. Aga ta ei olnud keeruline. Muud ei olnud keeruline. Et suhtlus Housingu poolt tuli nii-öelda, kui oli vaja neid, siis nad olid teie jaoks olemas. Olari oma ilusate piltidega tegi ära. Tegi ära, jah? Partner on nii oluline, et seda oli ju seal laua taga tunda, et selle otsuse me tegime, teadsime, et kuskile, kui me läheme, ega me sealt niisama välja ei hüppa. Aga me olime tegelikult varasemalt Housinguga toimetanud, see vist käis siit eelneval esinejal ka läbi. Aga me ei olnud seda kunagi võtnud nagu põhitööriistaks, me ei olnud seda kunagi ära juurutanud, ta oli kuskilt taustal, ta oli teises osakonnas, nüüd on ta haldusosakonnas, ta on otse meie all, kõik need erisoovid, mida me siin soovime, on ju laienevad ka kõigile teistele kogukonna liikmetele, kes kasutavad Housingut. Ehk siis partner on laua taga hea. Ja usko oli algust saati olemas. Ja kõik juhtus. Kõik kokku lepitud sai, see on juhtunud. Aga teie nii-öelda partnerid, kes siis neid töid teostavad, kas nende jaoks oli see üleminek pigem sujuv, pigem ladusamalt? Tuli nende poolt siukseid nagu... Need olid need koostöökoosolekud, kus vererõhk võis mõnel hetkel kõikuda, aga pigem oli see juurutamise lugu ja kuna meil partnerid on kõik pikalt olnud, pikalt välja valitud, ennast tõestanud, siis lihtsalt see võttis kõik aega. Kuidas toimetada, kuidas ülesandeid kinni panna, et kommentaarid oleks viisakad. Aga miks te otsustasite võtta nii suure riski, et te lähete ise oma maja siseselt uuele platvormile ja te ütlete ka klientidele kõik, et nüüd tulete teie kaasa, et teil ja Housingul, ma usun, et oli väga raske olla seal vahel, et kas täna nüüd tagantjärgi vaadates oli see õige tegu või pigem oleks võinud ise minna, ise hakata neid tiketeid sinna üles laduma või ikka? Kaos. Meil oli täielik kaos, meid oli 2 korda rohkem, mehi oli vähem. Me oleme täna siin, meil on piletid automatiseeritud. Kindlasti mitte, et see, kui keegi nüüd arvab, et ta teeb kuskil põlluotsas sellist süsteemi valmis, siis... Edu. Edu. Just nimelt. Aga selline küsimus veel, et kas see aitas, kui teil nii-öelda majasiseselt nii-öelda töökohti üle vaadata, et kes, mida, mille jaoks, et te saite oma ettevõtte siseselt ju korrektuure teha kollektiivis, tööülesanded jaotada paremini. Ja me vaatasime alguses üle, me tegelikult oleme teekonnal uuesti üle vaadanud ja info, see data annab meile ka jõudu teha tulevikus veel paremaid otsuseid. Aga ega me nüüd siik oli ikkagi küllaltki paigas, lihtsalt see teekond võib-olla natukene vasakule paremale. Info pealt teed sa neid otsuseid, kui tunned, et miskit hakkab kärisema, aga täna me näitame oma partneritele, ehk siis meie halduvõtjatele ju seda ilusat punast rohelist ringi. Ega seal ei olegi vaja midagi mõelda, et ma ei tea, ma toon näite, et 100 tööd, nendest 60% on lahendamata õigeaegselt. Näitan seda ringi, ma ei pea sinna midagi väga palju juurde rääkima, et ma näen seal laua taga juba, kuidas otsitakse võimalusi olla parem. Ehk siis selline lihtne roheline, punane. Lihtsuses peitub põlu. Väga hea. Kas uuendused tulevad pigem teie poolt Housingule või Housing ütleb, et see on hea asi, aga seda saab teha hoopis nii, et pigem ikkagi koostööaldis või on see, et teie ütlete, ma tahan nii ja mina maksan? No väga koostööaldis. Ma just lugesin Housingu viimaseid uuendusi
vaatasin, et soovide nimekiri läks mõnevõrra väiksemaks. Ühesõnaga, kõik, mis on öeldud Olarile, tervele sinna meeskonnale, varem hiljem need juhtuvad. Lihtsalt on olemas erinevad prioriteedid ja kui on vaja mõnda suuremat arendust teha, eks siis seda tuleb juba hinnapakkumise alusel ära teha. Samuti aitab kindlasti Housing ka valida teil partnereid, et mõne alltöövõtja lihtsalt, et te näete, et tema tiketid ei liigu edasi või tuleb negatiivset tagasisidet, siis te võtate lihtsalt nii-öelda järgmise partneri. No, me päris niimoodi neid ei vahetu, ütleme, et me oleme need partnerid ikkagi aastate jooksul välja sõelunud. Need ongi need koostöökoosolekud, mis on tegelikult selle asja võlu, et Housing on taustal, mis kogub andmeid ja nüüd nendel koosolekutel me tegeleme. Me ei hakka tegelema aasta aega hiljem, vaid meil on nädalane viide, me juba tegelikult näeme trendi. Ehk siis reaalajas, kui mure hakkab tekkima, see on näha punasest rohelist värvist. Saab kohe nii-öelda asjale ligi minna ja kliendi teekond on parendada. Kliendi rahulolu on kindlasti number 1 asi on ju. Samuti, et saate ka välja, et kerkivad Housingu abil teile esile need kliendid, kes tihti virisevad niisama, näiteks ka meie. Täna on meil müügiosakonnas külm, peale lõunat klienditoas, meil on nii palav, tehke midagi. Ja siis tuleb üks tiket ja tuleb teine tiket. Siin on palav. Siin on palav, jah. Paneks pileti kuskile. Et sellised nii-öelda mitte nagu... Me ei võta nüüd niimoodi, et see klient viriseb. Kui klient teeb pöördumise, seal on mingi mure. Kui see ei ole see, siis see on kuskil taustal. Ehk siis me tegeleme kõigi klientidega ühtemoodi. On see 72 tundi, kiireloomulised teemad on nagunii kiiremad. Me ei vali oma klienti. Kõik saavad ühtemoodi parima võimaliku teeninduse. Seda on tunda, võin ise öelda, et oleme väga-väga rahul teiega ja suur aitäh Ülemiste City ja Martin. Aitäh sulle! Aitäh!